20 veebruar 2026, me oleme Tallinna lennujaamas, ootanud lend, hilines, tere tulemast, Uku! Tere jälle! No sul oli vennas kaasas või siin vastas, tulid koos toetaja Toomasega, sõber Marten ja Good Fight ei saa ka ju ilma, et sulle vastu tulla. Kui rõõmsaks sind teeb, et saabud kodumaale ja omad inimesed on ikkagi vastas? No eks see on ikka väga eriline tunne, et sellist asja ei ole just igapäevane asi. Me kinkisime sulle lilled, sa küsid, mille eest? Kas sportlane tunneb ikka seda, et sa ju ei tulnud võitjana ringist välja, nagu lilli ei oleks pidanud tooma? No meeste rahvas jah, et lilli nagu saada lihtsalt sellest, et koju jõuad jälle, et ma ei tea, aga tore ikka. Aga mida võiks Uku Jürjendalile kinkida, kui sa tuled järgmine kord mõne eduka võiduga kodumaale? Mis on need asjad, mis Uku Jürjendalile meeldivad, kui sa koju jõuad? Päts leiba? Pole asju vajagi. Kui tulevad vastu inimesed, see on juba väga suur kingitus. No me peame ära hakkama rääkima nüüd selle väga tähtsa kuupäeva, alustame 28. jaanuarist. Mina olen sellel hetkel teletornis, telefon tiriseb ja siis ilmub natukene aega hiljem sinu Instagrami kontole foto Tyson Fury'ga. Räägi inimestele, no sellest kõik tahavad tõenäoliselt võitlusspordist teada, kuidas see ikkagi juhtus? See oli täitsa nagu ime, võiks öelda, sellepärast, et ma läksin tegelikult Tyson plaaniga lihtsalt taastuma. Ma läksin sinna plaaniga taastuma, natukene lapatrenni tegema, olla heas kliimas, tulla tagasi, kuna ma tulin otse küünarnuki operatsioonilt, mõtlesin, et tuleb siuke mõnus puhke- ja treeninglaager. Ja huvitaval kombel elukoht, mille me valisime, oli tegelikult täpselt kõrval kohe Tysonile. Et tema tuli ka tegelikult täpselt sellel samal päeval, sinna sama kõrvale. Ja ma hakkasin kuulma kõlakaid, et ta jookseb iga hommik kuskil seal. Ja siis ma hakkasin vaatama, et mees valmistab oma matšiks ja teeb oma hommikujookse iga hommik seal samas kõrval. Ja siis me hakkasime vaikselt seda asja ajama ja lõpuks saime teada, et ongi mees teeb korralikku laagrit ja mõtlesime, et me peame saama osa sellest. Esialgu mõtlesime, et äkki saame mehega lihtsalt pildi. Ja kuidagi treeningud meil koos sujusid ja jäime sellesse kämpi ja nüüd oleme täitsa ametlikult sees selles. Võib-olla natukene tausta ka, et mina olin siis see inimene, et ma mõtlen ikkagi lähtuvalt oma tööst, et kuidas saaks selle nagu ühe pildi, mis oleks hästi äge, aga Uku ikkagi mõtleb nagu tõeline sportlane, tema mõtleb, et kuidas trenni ka saaks ikkagi mehega teha, milline oli see esimene treening? No võimas, ta on suur kuju, ta on tõesti suur kuju ja eks ma nüüd olen teda juba lähemalt näinud ja saanud aru, mis meie mehega tegemist on, et ütleme, et esialgne see emotsioon oli loomulikult väga suur, nagu võimas niisugune aukaartust äratav natukene, aga tegelikult kui nüüd inimest tundma õpid, siis ega seal on väga palju sisu ka taga tegelikult, et mees ongi legend, elav legend. Ma luban teile koos Ukuga siin, et me teeme sellel teemal kindlasti ka pikema podcasti, me siin lennujaamas Ukut ei taha väga kaua kinni hoida, et ta saaks välja puhata ja hakata siis neid olulisi visiite tegema juba järgmisel kolmapäeval 25. veebruaril. Kutsun kõiki vaatama Kanal 2 telehommikut, kus ka Uku eksklusiivselt Tyson Fury treeningutest räägib. Me siin väga pikalt sellele ei peatu, aga Tyson Fury ei ole kõigi jaoks nii-öelda see superpositiivne kangelane, et temas on ka see nii-öelda musta hundi pool olemas. Sa ütlesid, et õpid inimest tundma ja siis näed tegelikult teda ka teistmoodi. Mis oli üks peamine asi, mille osas sa täna vaatad sportlasena ja mehena, et tegelikult respekt, et mees on ikka päris tubli. Mitte sportlike saavutusi ei pea silmas. No seda lugu teavad kõik, et ta oli vaimse tervisega pahuksis ja tuli sellest välja ja tuli võitjana välja. See on üks asi, aga mida mina näen on see, et mees annab gaasi juurde siis, kui tal on tegelikult raske, kui ta enam ei jõua. Et me olime hommiku jooksul, jooksime 10 kilomeetrit, 7 kilti oli joostud, juba päris suures tempos. Järsku vend paneb 2 käiku suurema kiiruse sisse. Makk käes ja hakkab minema, vaata. Ja keegi ei suuda tempot pidada mehega, et ta täitsa hull lihtsalt nagu. Ja siis ma pärast küsisin, mõtlesin, miks ta huvitav teeb seda. Ma aimasin, et ta teeb seda sellepärast, et tal on tegelikult raske. Ta näeb, et hakkab vaikselt alla andma, kustuma ja siis see on see hetk, kus ta paneb gaasi põhja. Ja õhtuses trennis ma peatusin sellel teemal, küsisin ta käest ja täpselt nii ongi. Siis ta selgitas mulle seda asja lähemalt, et täpselt see on teda eluaeg nagu edasi viinud. Et kui ise endale tundub, et hakkab vaikselt juba hakkad kustuma, siis on see hetk, kus tuleb lihtsalt ennast võita, alati. Kas siis on valus liialt või on raske või väsind, see ongi see moment, kus tuleb panna gaasi.
nii, aga aitab Tyson Fury'st ka. Meie mees on ikka meie Uku ja meie spordikangelane. Kui sa võtaksid selle laagri nüüd enda jaoks kokku, et jah, loomulikult natuke nagu maagiline oli isegi see kõik, et see õnnestus sellisel kujul, et Tyson Fury'ga trenni koos said teha, see ei ole ju veel kõik, me räägime sellest kindlasti pikemalt podcastis. Sinu enda jaoks sportlasena, see tase, mida sa nägid seal ja see tase, mis on neil Eestis, mis sa Eestisse kaasa tood, mis nüüd muutub Uku Jürendali sportlaskarjääris? Ma ütleks, et ma elan praegu sellisel ajal, kus mul iga päev muutub väga palju, nii et ma ei oska mitte midagi veel öelda. Ma peatun Eestis ainult 1 nädal ja ma sõidan sinna tagasi ja meil jätkuvad tugevad sparringud terve märtsikuu.